ja siin ma räägiksin, kuidas käib digitaalse loo koostamine iMovie'ga ning siin on mõningad materjalid, mis mul on juba ette antud. Üks asi on siis lohelugu ise, mis on mul tekstidokumendina valmis kirjutatud. Siis kui nüüd avada see tekstidokument siin loheloo kataloogis, ma eelmine kord rääkisin, kuidas kataloogi organiseerida, siis on mul jutu kaustas selline fail nagu loheloogu ning ma olen organiseerinud niimoodi seda asja, et tiitrid, mis tekstina esitatakse ekraani peal, on siis boldina, rasvasena, ning tekst, mida ma loen, on lihtsalt see terve see, kõik need laused. Ja üks lause on siis põhimõtteliselt ühe pildi kohta. Nii, ja pildid asuvad mul tegelikult sellises kaustas nagu lohelugu ja see on siin desktopil. Aga esimene asi, mida ma soovitan teha iMovies, on panna paika iMovie seaded. Vaikimisi on iMovie mõeldud ikkagi ju videotöötluseks, kuid me tahame siin tegeleda siis sellega, et tekitame siis multiclip sequence, et siis paneme mitu pilti omavahel jadas mängima. Ning siis esimene asi on siis see, et me loome ka uue projekti, file, new project, ja selle projekti puhul võtame teemaks no theme, sest et automaatselt lisatakse muidu tiitrid ja kõik efektid vastasel juhul, kuid ma ei tahaks neid tiitreid ja efekte lisada, vaid ma tahaksin need ise käsitsi pärast vahele panna. Nüüd resolutsioon on siis võimalik valida 4.3, 16.9, kuna ma pildid on kõik 640, 480 pikslit, siis uue projekti puhul ma valiksin siis 4/3 selleks resolutsiooniks. Nii, ja projekti pealkirjaks läheb siis lohelugu. Kuna ma ühe korra tegin selle läbi, siis ma panen lohelugu 1. Nüüd, teil võib olla see linnuka peal automatically add cross dissolve, see tähendab seda, et iga pildi vahele automaatselt lisatakse üleminek. Ma ei soovita seda üleminekut automaatselt lisada, sest et lihtsam on need ise pärast juurde panna, et sellised nagu teile sobivad. Nii, ja põhimõtteliselt ongi projekti puhul siis algatus tehtud. Nüüd järgmine asi, mis ilmselt tuleb pärast sättida, on kui pikalt teie pildid, mis siin sellel projekti alal mängima hakkavad, kui pikalt neid näidatakse. Ja selleks on selline koht nagu file ja project properties. Ja siin projekti propertieses nii-öelda siis settingutes seadetes näete, kui palju mängitakse nagu transitionit, üleminekut, kui palju siis teemad nagu transition, aga meid huvitab kõige rohkem praegu siin photo duration. Vaikimisena 4, kindlasti võiks see pikem olla. Ma arvasin, et mõne pildi puhul mul isegi teinekord on vaja isegi 10 sekundit teksti sinna peale lugeda. Ja siis vaikimisena näiteks igat fotot 10 sekundit, seda ta teebki. Nüüd teine on initial photo placement, siit ma olin crop, sest et siin on jälle erinevad efektid, mis muidu peale lisatakse, mida ilmselt ei ole nagu vaja. Crop tähendab seda, et me saame pildi pärast lõigata, mingit ala nagu suuremana näidata. Nii, ja need on siis mõned asjad, mis tuleks ilmselt on oluline alguses paika panna. Nüüd järgmisena, mida ma kindlasti soovitan teha, on valida siit tööriistariba pealt. See on nüüd siis tööriistariba, siin on siis teie projekti mängimise aken ja siin on siis ala, mis te siis kasutate oma klippide monteerimiseks ja siin on siis erinevad videoklipid, mida saab siit räägida nii-öelda siis siia sellele monteerimisala. Nii et iMovie puhul on monteerimisala see siin üleval. Nii, ja nüüd lohistage desktopist kataloog vastavalt siis siia fotoaknasse. Siin on siis fotokujuline ikoon, show hide, fotobrowser, ehk siis seda peale klikkides ja maha klikkides siis saab selle foto siia brauserisse panna. Nüüd järgmisena, kui ma teaksin, et tahan ma kindlasti olla kindel, et mis järjekorras ma klippe näetakse, siis siin on need pildid kõik, mida ma ilmselt oma story puhul hakkan kasutama. Nüüd, üks koht veel, kui te tahate avatiitrit teha, siis avatiitri puhul on teil vaja vajutada tähe peale, tähe peale, see on kõik erinevad tiitrid. Ning siit võite valida välja omal sellise meeldiva tiitri, millega te tahate oma nii-öelda seda nii-öelda story't siis alustada. Ma põhimõtteliselt lohistan siis esimese tiitri siia alla peale, siis on näha, mis sellega juhtub.
nüüd tiitriteksti muutumiseks ja backgroundi muutumiseks on siis see valik, kui ma lihtsalt klikin alguse peale ja siis teksti ülekirjutamine käib lihtsalt selekteerin teksti ära ja kirjutan siia näiteks lohe lugu. Nii. Nüüd algustiiter on mul paigas, seda saab ka venitada pikemaks. Tegelikult siit, kui te lähete klipi peale ja saate valida see clip adjustment, cropping rotation, precision editor. Precision editor on koht, kus te saate veelgi täpsemalt seda monteerida, aga praegu mind huvitab clip adjustment. Ja siin ka duration all saab siis iga klipi puhul eraldi määrata seda klipi ajalist nii-öelda kestvust. Nii, done ja praegu ongi nüüd lohe lugu, ütleme see esimene tiiter, mängitakse mulle 6 sekundit. Nüüd lähen tagasi fotobrauseri juurde, kus ma hakkan siis vastavalt siis oma loole lisama pilte ning need pildid ma lisan vastavalt oma selle kirjutatud loheloo tekstile, mille ma avan siin. Ning siin tekstis on näha, et uhkes lossis mäe otsas, 7 maa ja mere taga, nii et ma olen valinud, et 7 maa ja mere taha klipp oleks esimene see. Nüüd järgmine klipp, ja siis tiitrite või nende pilte lisamine siia käib lihtsalt lohistate siit pildi ajariba peale. Nüüd järgmine koht oli, kus uhkes lossis, nii siin on uhkes lossis mäe otsas, müüride taga, millest keegi üle ei näinud, elas lohe, kes tatsus sammus rahulolematu, purskas tuld, möögas tal oli tegelikult igav. Ja niimoodi sellise tegevusena te lihtsalt järjest jätkate enda piltide lisamist, ehk siis minu puhul on siis uhkes lossis, tuleb siis see pilt, elas lohe, tuleb siis see pilt ja nii edasi ja nii edasi. Et sellise tegevusega, kui te saategi oma loo järgi, siis nende tekstide järgi lõpuni paika neid pilte üksteise järgi pannes. Kuna ma olen selle juba ühega ära teinud, siis ma avan selle järgmise projekti, kus ma juba olen nüüd ära lisanud algusest lõpuni ning kui ma kõik pildid ära lisasin selle loo järgi, siis ma panin ka lõpuks lõputiitrid sama meetodiga nagu ennem ning sain siis oma klipi pikkuseks 4.54. Nüüd järgmise asjana, kui ma need pildid on ära lisanud, siis ma hakkan salvestama siia taustaheli. Ja näha on, et mu taustaheli maksimaalne kestvus saab olla 5 minutit. Ehk siis ma ei saa pikemalt rääkida, sest et automaatselt 5 minutit täis saab, siis ta enam ei lindista heli. Seda ma olen proovinud. Niisiis, kui ma tahan hakata heli salvestama, siis on selleks nupp Record VoiceOver. Avaneb siis built-in input, ehk siis nii-öelda VoiceOver rääkimise mikrofoni kontroll, kus on see valida, millise sisendi pealt mu mikrofon siis salvestab. Käivad mul on siin built-in input, mis on siis arvuti küljes olev mikrofoni sisend, selline audio line-in. Ja 96% on volüüm, ehk siis näha, et need 2 jutustavad, kui ma räägin juttu, et need 2 helinivood ei läheks väga kõrgele nagu see põhja, vaid nagu siia vahepeal, et siis kolmandiku osas, et punaseks läheb, siis on nagu liiga paljud räägin, ja seda saab sättida siit input volüümi alt. Voice enhancement tähendab seda, et tegelikult lindistatakse peale ka, või tähendab teie häält püütakse korrigeerida, siis muuta natukene, heli püütakse muuta puhtamaks. Nii, ja kui tahate lindistama hakata seda heli, proovida nii Linuxega siia panna kui ilma, siis lindistamine hakkab pihta siis, kui te klikite hiirega esimese klipi peal. Kusagil siin alguses. Täiesti ääres, või siin ääres, või siin ääres, või siin ääres. Võt, parem on klikitavad siin selle koha peal. Nii, ja kui ta hakkas, vabandust, ma klikin uuesti. Tähendab, ütleb, et klipi peal tuleb klikkida. Nii, ja nüüd 3, 2, 1, võtan oma teksti ette ja hakkan seda peale lugema. Elas kord 7 maa ja mere taga, uhkes lossis müüride taga. Mäe otsas oli kuulda müürgeid, keegi tammus nii, et maa pärises. Müüride taga, millest keegi üle näinud, linnudki lennanud ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui te olete oma loo lõpuni lugenud, ehk siis siin näha, kuidas ta salvestab lõpus siin taustaks, siis pärast seda lihtsalt tuleb korraks klikkida uuesti siin klipi peal, et automaatselt katkestab selle koha peal, kui te klikite. Nii et kui te aga kuskil mujal klikkige, kui salvestate heli lõpuni, algusest peale, kui te peale loete. Nii et kui ma uuesti klikin, siis ma pean hakkama siit samast kohast uuesti lugema. Nii, nüüd on see voiceover. Kui nüüd on peale loetud, saame alati seda katsetada, et siis klikin hiirega vastavas nagu kohas, siis ta läheb
selle ala peale mängima ja kui ma vajutan tühikut, siis hakkab ta mängima. Nii, kõrin algusesse ja vajutan tühikut ja tühikuga hakkab ta siis seda pealeloetavat heli uuesti üle mängima, te saate kuulata, kuidas see siis salvestus see heli. Nüüd kui pealeloetav heli on salvestatud, nüüd mul järgmine projekt, siis tuleks need klipid, mis te peale tõstsite, praegu on need vaikimisi 10 sekundi pikkused, kõik parajaks nii-öelda trimmida. Trimmimine tähendab seda, et saate need klipid nii-öelda õigeks formaadiks või õigesse formaati salvestada. Nii, kus on tagasi? Nii,